Esimene raamat, millest ma teile rääkida tahaksin, on Kairi Loogi raamat Piia präänik ja bandiidid. Kairi Loog on Eesti lastele juba tuttav kirjanik, kes on tegelikult ka lapsepõlve auhinna esimene võitja oma raamatuga Peeter sõpradele Peetrike. Ja ka Piia ei ole mitte uus tegelane, vaid kindlasti paljud lapsed on lugenud juba varem sellist raamatut nagu Piia präänik kolib sisse. Piia präänik ja bandiidid on nagu järg Piia esimesele raamatule, sest jätkavad Piia prääniku seiklused Papli puieste majas number 5. Seekord pööratakse Piia elu pea peale, kui selgub, et Piia saab õeks ja mitte lihtsalt niisama, vaid Piia saab õeks kolmikutele. Kui värsked präänikud majja sisse kolivad, hakkab seal juhtuma väga kummalisi asju. Ja et te saaksite aimu, mis raamatuga tegu on, loen ma teile natukene siit raamatu algusest ette. Esimene peatükk on pealkirjaga Üllatus. See juhtus veebruaris enne vastlapäeva. Oli nii külm, et isegi lumekakud läksid puuõõnde sooja. Maja taga lõdises 60 lumememme ja ootas sula, et ujuda lõunasse. Õue minnes jäetusid silmamunad. Jääkarud saatsid kaastunde avalduse ja konserve. Ameerika president ütles raadios, et näete könnid. Mingit kliima soojenemist pole. Isegi suusatajad ei teinud pakasega trenni, vaid mossitasid kodus ja tüütasid naist. Aga Piiat ja vanaisa külm ei seganud. Nad istusid köögis ja värvisid mune. Ja üldsegi, kes ütles, et mune värvitakse ainult lihavõtete ajal, kostis vanaisa. Kas president, küsis Piia? Ei, tema valvab, et ministrid vempe ei teeks. 15 kelmi, kõik hauvad pahandusi. Vanaisa ajas keele suust välja ja maalis munale konna. See tuli natuke peaministri nägu. Kogu präänikute köök oli mune täis, neid vedeles sahtlis, lillepotis, külmkapi all ja muidugi köögilaual, kus seisis terve munamägi. Lae all lambi otsas kõlkus kast nuustik. Teda huvitasid viinarid, mitte munad. Ta tegi just vorstikausi suunas hoogu, kui uks kolksatas. Esikus sosistati. Piia hüppas püsti. Kuidas läks? Mis nad ütlesid? Ema, isa olid rohelised nagu vanaisa konn. Mis need veel on? Jüllitas isa mune. Konnakesed, hüüdis Piia nagu emal kõhus. Ema vajus toolile näost ära ja silitas hajameelselt nuustikut. Mida arst ütles? Kas kõik on ikka hästi? Küsis vanaisa tasa. Isa neelatas ja toetas käed ema õlule. Seda, et meil on uudiseid. Uudiseid, vajus vanaisa istuma. Ega ometi jälle. Jah, mis nad ütlesid? Kas poiss või tüdruk, küsis Piia. Ema hõõrus murelikult kõhtu ja naeratas nõrgalt. Kolmikud, ütles ta siis. Kolmikud, ahetas Piia. Kolmikud, noogutas isa. Ise tegin. Käis kõva kolks. See oli vanaisa, kes minestas. Ta oli siruli põrandal ega liigutanud üldse. Kas ma loen? Teine peatükk pealkirjaga Uudised levivad. Oh my god, hüüdis Jack Kanadas ja jäi põrutavat uudist kuuldes täiesti vait. Telefonist kostis ainult piiks ja katkendlik toon. Siis helistas ta tagasi. Vabandust, mina ehmatasin. Mismoodi ei üks laps? Kas Maia ikka hästi? Piia noogutas. Hästi, jah. Tal on neid kõhus lihtsalt 3 tükki. Super uudis, lõpuks ometi, juubeldas Jack. Ei tea, kas tuleb 2 õde ja vend või 3 venda, 1 õde, 2 venda. Me vedasime vanaisaga kihla, ütles Piia.
tuleb 3 õde tark ja kaval, sõnas Jack kindlalt. Tüdrukud on mu lemmikud. Jack oli ülakorruse Mirjami Peika ja Piia suur sõber. Ta oli pärit Kanadast, aga Mirjami juures meeldis talle rohkem. Kogu aeg tahaks kallistada, ütles ta ise ja käis külas nii tihti kui sai. Lisaks armastas Jack üle mõistuse karusid. See oli tal Kanadast külge jäänud. Tulevikus plaanis ta hakata neid loomaaedadest vabastama. Kõige rohkem armastas Jack aga mett. Tal oli oma purk alati kaasas. Ta jopel oli selle jaoks eraldi tasku. Jack köhatas toru otsas. Aga kuule, mul on ka uudis. Mis uudis, küsis Piia. Ma luba sain eluks Mirjami juures, mina varsti Eesti tulen. Piia killius rõõmust. Siis killus Jack. Mina kohe kohal, kui odav lennuk lendab, lubas ta. Ja tõesti, Jack ei luisanud. Ta saabus aprillis esimese soojaga. Nagu rändkurg, ütles ta ise. Mirjam ja Piia ootasid teda lennujaama väravas. See kestis kohutavalt kaua. Kõigepealt oli seinal kiri. Lend hilineb, siis maandus ja lõpuks saabunud. Ja siis Jack tuli. Kõige ees ja jooksuga juuksed sassis, kannul piirivalvur ja koer. Ta kargas üle võre ja haaras Mirjami kaissu. Tšau, mis teete, kallistame tüdrukud. Vabandage, kostis järsku range hääl. Jack pööras pead. Need olid valvur ja koer. Dokumendid palun, kus on teie pagas? Mina kõigepealt kallistama tulin, seletas Jack. Vabandage väga, mina igatsesin oma pruut. Koera nähes lõi Jacki silmad särama. Ta kükitas ja kratsis teda kõvasti külje pealt. Koer viskas selili ja mõmises mõnust. Ärge puutuge, ta teeb tööd, keelas valvur. Mis tööd ta teeb, küsis Jack huviga. Kas temal palju töö? Kas see raske töö? Minul väga raske töö, mina IT-mees. Lõpetage naljad, ütles valvur ja heitis pilgu Jacki passi. Tere tulemast Eestisse, sõnas ta lahkemalt. Teie kohver on pagasilindil. Mina tänan, meeldiv tutvuda, lehvitas Jack valvurile. Ja tervita oma naist ka. Kohver käes sõidutas Mirjam Jacki ja Piia autoga koju. Kogu linn juubeldas hiire kõrvus, linnud vidistasid, teed tolmasid. Jack pistis pea aknast välja ja lehvitas möödujaile ja hõikas kõigile. Tere, eestlased! Kui papli puieste paistma hakkas, ei jaksanud ta enam oodata. Ta kangutas ukse lahti ja kargas sõitvast autost välja. Hull peast, kuhu sa lähed, hüüdis Mirjam, aga Jack ei peatunud. Ta lisas tempot ja kadus nurga taha. Kui Mirjam hoovi keeras, oli Jack juba seal ja kallistas kastanit. Eesti inimesed, Eesti puud, hõikas ta. Suur tervitus, Jack on siin. Keegi ei tervitanud vastu, vaid allkorruse kardinad liikusid tasa. Siis avanes välisuks ja välja volksas Nuustik. Ta hõõrus end vastu Jacki karvaseid sääri, kui kostis haugatus. Mirjami 3. korruse aknale ilmus Bernhardin ja kloppis erutunult klaasile. Parun, hüüdis Jack, mina sulle Kanada kaneelirull tõin. Suur kott, mina kohe tulen. Jack lehvitas saiadega ja parun lömastas klaasi rammides peaaegu nina. Nuustik sulges häbiga silmad. Nemad, kassid, ei langenud kunagi nii madalale. Väärikus enne ja viinerid pärast. See oli kasside stiil. Jack haaras kohvri kaelasse ja võttis Mirjamil käest. Kõik oli nagu vanasti. Kollane välisuks ja kägisev trepp. Lambi otsas pikutavad kärbsed ja trepi all magavad lestad. Teisel korrusel Piia ukse taga pani Jack kohvri maha ja limpsas ärevalt keelt. No, näeme, sõnas ta rahulolevalt. Me viime asjad üles. Mina parun tere ütlen ja siis alla tulen. Millal ema isa kodus? Tavaliselt poole, alustas Piia, aga juba kihutasidki Jack ja Mirjam trepist üles 3 astet korraga. 6 paiku, lõpetas Piia. Uks paukus.
Piia lasi kassi tuppa ja asus ootama.